Gucci, Louis Vuitton, Prada, Balenciaga. Kas see on siis lahendus, kuidas päästa maakera ebavajalikust kangaprügist? See protsent, mis nagu tagastatakse e-poodides, on nagu metsikult suur. Uue toote viskame minema, eks ole. Ma ei näinudki teid seal. Minu andmete kohaselt 74% inimestest lihtsalt vaatavad meie videosid, aga nad ei ole subscribe itud. Ma ütlen ausalt, see on solvav. Nii et ole hea, vajuta seda subscribe nuppu. Sinu jaoks on see täiesti tasuta, aga meile tähendab see väga palju. Kas sa oled kunagi tundnud, et sul on liiga palju riideid, aga ikka tahaks nagu shopata? Ole mureta, sest sellele on perfektne lahendus. Digitaalsed riided. Tahad üheks õhtuks hea välja näha, aga sul pole pärast selle uhke kleidiga midagi peale hakata. Pole hullu. Osta endale kandmise õigus või maksa selle eest, et see ese sulle pildile ilmuks ja sa ei pea muretsema, kuhu sa selle pärast paned. Aga kui sa päriselt tahad välja minna, siis sa pead ikka midagi välja mõtlema, mida selga panna. Võtame paar sammu tagasi. Kas me päriselt oleme omadega nii online, et meil on vaja riided ka vahetada digimaterjali vastu välja? 2019 lõi laineid firma The Fabricant, kui nad tegid maailma esimese digitaalselt kantava kleidi, mis kusjuures osteti $9500 eest ära ja pärast seda ei ole maailm enam endine. Virtuaalsed riided arenesid välja tegelikult videomängudest. Kui nemad saavad nii kaunid ja ulmelised välja näha, siis miks ei peaks meiega saama? Z-generatsioon ju elab juba mängudes, ma ei tea, kas isegi enam, kas seda saab üldse mänguks nimetada, et üks nende osa nende elust. Ja kui sa seal oled ja sa veedad seal nii palju aega, see on nagu sinu enda väljendamine digitaalses maailmas. Jah, ma usun, et paljud meist on veetnud tunde, et isikupärastada oma välimust arvutimängus. Me kõik tahame ju virtuaalmaailmas olla samamoodi isiksused nagu päriselus. Mis seal salata, olen ka ise pannud päris raha ainult ekraanil eksisteerivate riiete alla. Kui nii mõelda, siis ei tundugi see nii tobe. Virtuaalse loominguga on lisaks väiksematele moeloojatele ja videomängufirmadele välja tulnud ka suured moemajad, nagu Gucci, Louis Vuitton, Prada, Balenciaga ja Dior. Aga mille jaoks? Põhjuseid on mitu. Esiteks, digitaalsete riiete tootmine tekitab 97% vähem CO2 heitkoguseid kui füüsilised riided. Ja teiseks, digitaalsed riided ületavad need igavad päris maailma piirid. Teate küll, hõljuvad kangad, helendavad materjalid või mis iganes see on. Et kunstnikuna sa võid nii palju nagu enamat seal läbi mängida kui füüsilises maailmas, mis kindlasti on üks minu nagu selliseid huvidest, mida mina olen ka teinud ja eksperimenteerinud. Xenia Joost on moekunstnik, kes soovib muuta moetööstust keskkonnasõbralikumaks. Oma esimesed digitaalsed kleidid lõi ta 3 aastat tagasi. Disainerid kasutavad ka erinevaid võimalusi, kuidas siduda sellist digitaalset maailma ja füüsilist maailma omavahel. Kui sa ostad näiteks käekoti kuskil platvormis on digitaalne sul avatari küljes, siis võib-olla sa saad siis, kui see füüsilises maailmas välja tuleb, esimesena selle soetada. Ja erinevad ka sellised turunduslikke kanaleid on nagu sinna liidetud. Olenevad brändist, aga tihti keegi teine peale sinu ei saa seda ainulaadset teost kunagi kanda. Ja kuna jõukatel inimestel on juba olemas majad, autod ja jahid, siis mille muuga ikka veel saaks näidata, kui palju raha sul on. Kindlasti on digitaalses moes hästi palju väljundeid e-poodides, et kuidas vähendada sellist ületarbimist just valesti mitte istuvate nagu riiete ostu puhul. Ja minu teada see protsent, mis nagu tagastatakse e-poodides, on nagu metsikult suur, et mingi aeg tagasi ma lugesin raportit, kus oli mainult 70-75% ja enamus siis brände, eriti kiirmoebrände, nad ei suuda seda tagasi oma müügiahelasse vastu võtta, sest et see tagasi võtta lattu on nende jaoks kallim, kui see asi ära visata. Uue toote
viskame minema, eks ole. Kui selliseid tehnoloogiaid moes implementeerida e-poodidesse, on see üks võimalus, kuidas inimene saaks näha ja proovida neid riideid enda selga juba digitaalselt ekraani peal ja vähendada näiteks seda, et see ei pruugi istuda just sinu figuurile. Just sellel põhjusel on virtuaalsete riietuskabiinidega katsetanud paljud riidetootmise hiiglased nagu Zara, H&M, Nike ja isegi Amazon. Aga DressXi äpp on nagu suur kapp kõikidele brändidele, kes soovivad digiriietega õnne proovida. DressX on võtnud enda missiooniks muuta seda, kuidas ja miks inimesed shoppavad. Nende sõnul ostavad inimesed liiga palju uusi riideid ja meie planeet kannatab selle all. Digimentorid otsivad digimaailma teejuhte. Kui oled koolitöö raames aidanud eakatel või lastel digimaailmas paremini hakkama saada, esita oma töö konkursile ja võida iPhone 15. Töid saab esitada kuni 1. maini ja võitja kuulutatakse välja 12. mail. Okay, back to business now. Et sul oleks selgem pilt. Maailmas on umbes 3 triljonit riideeset. Inimesi on umbes 8 miljardit. See tähendab, et kui kõik riideesemed inimeste kodudest, poodidest ja prügimägedelt kokku korjata, saaks iga inimene maailmas 375 riideeset. 375. Kui tavaline teesärk jõuab prügimäele ja laguneb meie joogivette mikroplastikuteks, siis digitaalsed riided ei eksisteeri, aga vale jutt suhu tagasi. Siin võib vaielda, et selle brändi jaoks ehitati serverid, kus need riided siis eksisteerivad, kui neid parasjagu ei kanta. DressX kasutab meeletult AI-d enda ärimudelis. Näiteks selleks, et 5 eest näha Genkat Tomb Raideri kostüümis, jõudes selleni, et sa saad mängida AI-mänge või proovida riideid ilma koha peale minemata. Nii et kui jätkusuutlik see on, kui kõik need andmekeskused, mida AI jaoks vaja on, reostavad samamoodi meie õhku nagu tavaline riidetööstus. Samas mahus? Ei. Varem? Ma arvan, tegelikult tänapäeval me oleme jõudnud juba sinna kohta punkti, et ükskõik mis liigutust me teeme, see tegelikult on reostav. Et ma olen nii palju filosofeerinud omaette ja teiste disaineritega koos, et kõige parem oleks ju, kui me üldse enam midagi ei teeks. Et ei ole nagu ühte pääseteed, kindlasti ka see ei ole üks pääsetee, et nüüd lähme kõik helgesse tuleviku moes. See uhkete riiete värk vajus päris kähku ära, sest et ta sai populaarseks seal 2019 alguses, kui olid väga populaarsed NFT-d. Väga lihtsustatult öeldes, NFT on nagu sul oleks eriline kleeps. Teised inimesed võivad sinu kleepsust teha pilte, aga päris õige asi on ikka sinu käes ja neid kleepse müüdi oi kui kallilt. Aga praegu lihtsalt ei ole enam NFT-de ja muude digitaalselt kogutavate asjade üle nii suurt haipi. Jah, ma arvan, nagu iga innovatsiooniga alati tekib sul turul siuke mull, pumbati nagu ju ropult raha sisse ja need NFT nende ahvide NFT-sid sai osta ju suure raha eest ja nii edasi. Ja siis see mull lõhkes. Aga kui mull lõhkes, ega see tähendab ju ainult seda, et sul tuleb see mulli osa nagu lendab küljest ära, aga see, mis oli sisukas osa, see ju jääb. Et mina nagu väga selliste asjade pärast ei muretse, see on just paratamatu, ükskõik mis uus asi on tulemas ja moetrendid täpselt samamoodi, sul ju moetrendid ka tulevad ja lähevad, aga see ei tähenda, et inimesed ei kannaks enam riideid. Sealt on palju need eksperimendid ja mullid on olulised arengu jaoks, sest et seal pumbatakse ka rohkem raha erinevatele eksperimentidele ja kui me neid ei teeks, me ju ei leiaks ka sisu kunagi ja nendest väga paljudest, ma arvan, arenevad vinged tehnoloogiad, mida me nagu peatselt ka massiliselt kasutame. Et jah, lihtsalt siuke nagu rütm on see, tavaline elurütm. Peale selle ei olnud need digitaalsed riided ka väga praktilised. Okei, sa said pildi jaoks osta, aga edasi? Minu silmist on natukene ära vajunud, ta tuli, ta langes, aga kuhu võib viia see
digitaalse riiete tulevik meid? Ilumaailm, moemaailm on ju turunduslikult väga palju leidnud digitaalseid väljundeid. Mänguplatvormide maailmas on väga suur asi ja ka tulevikus on see suur asi. Ma näen, et see pigem ainult kasvab. Ehk et ma arvan, et need on täna meil olemas, võib-olla me lihtsalt ei oska näha. See bubble on nagu lõhkenud, nagu ta siis oli, aga see ei tähenda, et me ei hakka rohkem kasutama digitaalseid vahendeid moemaailmas. Kahjuks või õnneks ei löönud digitaalsed riided päris inimeste peal väga hästi läbi. Küll aga teevad need samad brändid riideid näiteks Snapchatile, Robloxile või Metale ja seal on need väga populaarsed. Aga ma arvan, et see on täiesti teine teema. Aga mis te arvate? Kas sa maksaksid 10 000 euri asja eest, mida sa päris elus mitte kunagi ei näe? Kas digitaalne mood võib veel teha tagasituleku või on see lihtsalt veits liiga ees meie praegusest ajast?